Tänavune juulikuu näitas meile suve täit palet. Kord lõõskas päike, siis kallas vihma nagu aavarrest, sekka äikest, rahet, üleujutusi ja isegi mõni troopiline öö. Kuu algas veel üsna suviselt, aga üsna ruttu vahetasid soojad ilmad end jaheduse ja saju vastu. Juuli esimene pool oli rahutu. Üle Eesti liikus 2 tugevat tormi, mille saatjaks oli äike, tuuleilid ja kohati väga tugevad sajud. Tormi käes said kannatada puud ja katused, mitmel pool tekkisid suurtest vihmavalingutest ajutised üleujutused. Kuu keskpaigaks saabus lõpuks kauaoodatud südasuvine kuumus. Mõnes paigas esines koguni 2 järjestikust kuumalainet. Juuli maksimumtemperatuur oli 31,3 kraadi ja see registreeriti 30. kuupäeval Kunda rannikujaamas. Kuu kõige jahedam hetk saabus 5. juulil Kuusikul, kui termomeeter näitas vaid 5,5 soojakraadi. Eesti keskmine õhutemperatuur oli 19,2 kraadi ehk 1,4 kraadi normist kõrgem. Soojem on juuli olnud vaid 14 aastal. Troopilisi öid ehk öid, mil temperatuur ei lange alla 20 kraadi, esines siin-seal 1-3 ööd. Sademeid jagus nagu suviti ikka väga ebaühtlaselt ja kuu jooksul oli vaid paar päeva, mil seirejaamad sadu ei registreerinud. Eesti keskmine sajuhulk oli 90 mm ehk 134% normist. Kõige tugevamalt said pihta Vilsandi ja Lääne-Nigula. Sealne juuli on vaatlusrea üks sajusemaid. Suuremad paduvihmad tabasid näiteks Vilsandit 16. juulil, kui 2 tunniga sadas ligi 44 mm sademeid ning 30. juulil Roomassaaret, kus samas ajavahemikus tuli samuti 44 mm vihma. Kuigi täiesti päikeseta päevi oli kuu jooksul vähe, jäi kokkuvõttes päikesepaiste ajaliselt siiski normist lühemaks. Päikest paistis juulikuus 259 tundi ehk 89% normist. See-eest müristas ja välgutas ohtralt. Äikest esines 22 päeval ning eriti äikeseliseks kujunes 12. juuli, mille Eestis registreeriti koguni 6080 välgulööki. Ka veekogud andsid märku, et juuli oli vihmarohke. Järvede veetase püsis kogu kuu jooksul tublisti üle pikaajalise keskmise, seda nii Peipsis, Võrtsjärves kui ka Tammula järves. Kõrge veetase püsis ka Kulgu sadamas. Kuu alguses avati Narva hüdroelektrijaama lisalüüsid, mistõttu ujutas vesi üle Narva promenaadi ning tõstis Narva linna hüdromeetriajaama veetaset 1,2 meetrit. Sama päeva õhtuks oli veetase Narva jõest taas tavapärane. Seiratavad jõed olid samuti väga veerohked. Liivi lahe vesikonna jõgedes oli äravool üle 2 korra, Soome lahe ning Peipsi ja Narva jõe vesikondades isegi ligi 3 korda tavapärasest suurem. Eriti paistsid silma Kirde-Eesti jõed, Tagajõgi, Rannapungerja, Purtse ja Alajõgi, aga veerohked olid ka Pärnu, Õhne, Vihterpalu, Halliste ning Pedjajõgi. Sademete piirkondlikud erinevused tähendasid, et veetase jõgedes tõusis eri aegadel. Tõusud saavutasid haripunkti 16.–18. juulil Kirde-, Kesk- ja Edela-Eestis. Kagu-Eestis mõni päev varem. Põhja-Eestis aga juba 8.–9. juulil. Kokku registreeriti 12. hüdromeetriajaamas uued juulikuu veetaseme maksimumid. Kuu lõpus hakkasid veetasemed tasapisi langema. Jõgede veetemperatuur oli üldiselt kuu keskmise lähedane ega soojenenud nii palju kui eelmisel aastal. Kuigi juulikuu keeras taevaluugid alla ja keerutas torme, pole suvi kaugeltki veel läbi. Augustil on oma sõna veel ütlemata.